Kas sina oled mustaks reedeks juba valmis? Enne veel, kui sa lähed ostama, on mul sulle üht-teist rääkida. Kujuta ette oma riidekappi. Kapi uksed ei taha lihtsalt kinni minna, sest et riiulid on riietest nii täis. Sul on seal kleite, pükse, T-särke, aga ikkagi on sul iga hommik üks ja seesama probleem. Sul ei ole mitte midagi selga panna. See ongi ületarbimise paradoks. See on nähtamatu seni, kuni kuhjunud rõivahunnikud katavad meie kodud, kapitagused ja lõpuks kahjuks ka prügimäed. Tallinna tänavatel võis nii mõnigi teravsilmne mööduja panna tähele riietest pungil riidekappe. Need installatsioonid on sinna loonud noorteprogramm Samm korraga oma ületarbimise teemalise kampaania jaoks. Väidetavalt vajad sa uusi riideid, aga lähme vaatame su garderoobi sisu üle. Tule. Need on riided, mis ootavad siiamaani seda õiget hetke. Tule lähemale. Kõik need veebitellimused, mis olid lihtsalt. Väga head diilid. Vähemalt oli tasuta kohale toimetamine. See oli viimane S-suurus. Päriselt ka või? Appi, ma unustasin selle tagastada. Need kõik on müügitrikid. Tegelikult pole sul mitte midagi vaja. Nad panevad seda rohkem ostma. Kuule, oled su kodus õhtul? Ma vist laelaks hoopis su seda rohelist kleiti. Ja see kampaania tegelikult sündiski seetõttu, et me tahtsime ületarbimisteemat kajastada. Meie meelest me räägime sellest Eestis natukene vähe, tegelikult see on väga aktuaalne ja me tahtsime seda teha täpselt enne musta reedet, mis on siis tegelikult selline suurim mustupea inimestel. Erinevad installatsioonid linna peal, nagu ka üks on meil siin kõrval kohe. Ja läbi nende tegevuste ja installatsioonide me üritasime selle teema tuua inimestele täiesti tänavale kätte, et see on nagu vältimatu, et nad nagu peavad lihtsalt vaatama korraks oma kapi sisse ja mõtlema, et okei, võib-olla mul on tõesti natuke palju asju ja mida ma siis saaksin teha teisiti. Ja seetõttu me siis panimegi erinevad lahendused enda veebilehele, tõime välja igasugused alternatiivid, mida sa saad teha, selle asemel, et osta või minna seda lihtsat teed ja osta näiteks veebist või siis kusagilt poest koha pealt. Samm korraga on oma veebilehel välja toonud ka mõned väga huvitavad võrdlused. Kas sina teadsid, et meie aastane tekstiiliprügi täidab näiteks 70 rongi või hoopis 21 500 autot või hoopis 660 kahetoalist korterit? Päris haige, on ju? Ja tõesti, kuna Eestis täna ei ole sellist lahendust, et tekstiilijäätmetega midagi teha, siis tõesti see järgmine samm on suure tõenäosusega jäätmejaam, kus lõpuks siis need põletatakse. Aga see ei ole ainult Eestis probleem, see on tegelikult Euroopas ja maailmas probleem, sellepärast et täna ainult 1% ümber töödeldakse tekstiilijäätmeid maailmas ja loodame, et see lähiaastatel muutub, kui tulevad erinevad regulatsioonid või siis näiteks suunatakse raha rohkem sellesse, et mõeldagi välja, kuidas nende tekstiilijäätmetega konkreetselt midagi teha, mis on võib-olla kasulik. Täna on odavam toota uut ja kiiresti lagunevat kangast, selle asemel, et arendada ümbertöödeldud kangast või siis hoopis toetada kohalikku disainitoodangut. Praegused regulatsioonid ei toeta ringmajandust. Kuna me tõesti oleme sellises tarbimisühiskonnas, kus täna väga suurt rolli mängivad sellised ultrakiirmoe brändid nagu Shein ja Temu, nende tootmismahud on täiesti üüratud. Näiteks Shein paneb enda veebilehele 2000–10 000 erinevat disaini nädalas ja samamoodi on siis tema kõrvalt ka tulnud järele Temu ja mis on võib-olla üks kriitilisemaid asju, millest viimasel ajal väga palju räägitakse, on tegelikult see kemikaalide ohutus. Ehk siis on tehtud erinevaid teste, uurimusi ja on välja tulnud see, et just siis Sheini ja Temu toodete puhul on igasugused kemikaalide normid ületatud. Ehk siis näiteks, kui me räägime mingitest pliiosakestest, mis ärritavad meie nahka, et inimesed on tõesti pöördunud juba arsti juurde, et ma ei saa aru, et miks minu nahk on selline punetav ja tegelikult tulebki välja, et need on need tooted, mida ta siis igapäevaselt kasutab. Kust kohast peaks shoppama? Kust kohast saad sa endale kvaliteetseid riideid? Ja täna ma ütleks selline esimene samm, kui on tõesti tunne, et on konkreetselt mingi asja puudus, siis esimene samm on kindlasti see, et mine vaata
kas on mõnes teise ringi poes, näiteks teel koolist koju või teel töölt koju, et äkki on tõesti see ise juba olemas seal, sest et trendid tulevad, trendid lähevad, aga need tulevad ringiga tagasi, mis on tegelikult üks positiivne asi trendide puhul ja tegelikult tõesti need trendid, mis meil täna on, need on juba kord olnud ja need riided on tegelikult juba olemas. Uskuge või mitte, aga teise ringi poodidest leiab tegelikult päris palju põnevaid asju. Kutsusime siia samma Õhtulehe stuudiosse rääkima ka Eesti muusiku Ingeri, kes on ootamatust väga palju suurem taaskasutuse fänn. Oled sa alati eelistanud second-hand poodides pigem shopata või see on niisugune mingi viimase aja trendiga kaasa minek olnud? No kui ma nüüd vaatan näiteks 10 aastat tagasi Inger ei teadnud sellest mitte midagi, sellest second-hand nagu poodidest. Ja ma mäletan, et minu esimene kogemus second-hand poodidega oli Ameerikas. Ma käisin esinemas Ameerikas ja siis viis kuidagi see teekond sinna second-hand poodi ja siis ma kuidagi avastasin ennast, et vau, et see on nagu palju ägedam. Et siin nagu, et need nagu tooted, mis siin on, et okei, et see mõte juba ka, et okei, et siin second-hand taaskasutus, see ringlus on ju, aga see, et nagu ma nagu leidsin mingid nagu toreda hobi, et tegelikult nendes taaskasutuspoodides võib selliseid leida, mida sa nagu kuskil kiirmoepoest ei leia. Jälle seda, et võib-olla 10 aastat tagasi ei mõeldud väga üldse selle peale ja kiirmood oli nagu väga teema, kõik jooksid kuskile nii-öelda kiirmoepoodidesse on ju esimese asjana, et kõik need, mis trendid olid, on ju, siis kõik osteti endale koju. Et nüüd ma kuidagi olen ka rohkem nagu avastanud, et noored inimesed nagu toovad selle second-hand nagu asja ülesse. Et käiaksegi rohkem, otsitakse just seda erilisust. Et minu see second-handi mõte on ka ju see, et sa leiad riided, mis kuidagi kujundavad sind. Kui palju sa tunned, et sa jälgijatele oled seda sama sõnumit edasi andnud? Nii palju kui võimalik, et sellest ma jagan alati enda outfit'e ja leide ja ka tegelikult nagu seda, kui oluline on, et need riided oleks ringluses, et kui sa ei kanna neid, et siis vähemalt anna sõbrale, kes kannaks või pane müüki, et jah, et ei ole mõtet tegelikult ju ära visata ja veel ägedam on see, mis ma olen avastanud, et näiteks mööbliesemetest saab, et peale riiete mööbliesemetest saab ka väga ägedaid asju teha ja samamoodi riietest, et sa ei pea ka kohe ära viskama, võib-olla sa mõtled midagi täiesti uut välja. Ma just tegin ühest rulalauast, tegin nagu kohvilaua, et et sa saad tegelikult olla väga kuidagi creative selles maailmas, aga mul on selline tunne, et vaata, kuna meil ongi mingid harjumused sisse jäänud, siis inimesed just kohati ei jaksa mõelda sellele, et kuidas olla keskkonnasõbralik ja mitte seda riiet või nagu mööblit ära visata, vaid kasutada seda täiesti uues nagu võtmes. Et ma täiega kannan seda sõnumit ja väga loodan, et inimesed mõtlevad selle peale. Sa oled siin kaasa võtnud mitmeid erinevaid outfit'e, mis on sul kõik second-hand poodidest saadud. Räägi neist natuke. Millised siit on need sinu lemmikud? No kõik on mu lemmikud. Nii raske on nagu valida, et tegelikult siin on nagu erinevaid põnevaid outfit'e, laiasid teksaseid, kus on erinevaid ägedaid nagu mustreid peale. Siin näiteks samamoodi on mul nagu päris äged teksad, mis ma just leidsin Soomest. See on üks üli cool jakk, et mida ma olen kandnud siis tegelikult ka õllesummeril ja üldse muudel esinemistel. Ja samamoodi see lips, et mulle meeldib, et asjal on nagu lihtsus, aga mingi väike siuke fun ka. Et nagu see lips on ju, et mingi Mikihiire lips, selle ma samamoodi leidsin niimoodi, et ma mõtlesin, et see on nii nagu naljakas ja tore, et miks mitte seda nagu kombineerida. Et ja samamoodi lips, et mul nagu lips on praegu täiega teemas, nagu enda stiilis ka. Ja see oli ka kuidagi selline väga eriline lips, mis kuidagi jäi meelde. See on minu selleaastase albumi armastatuna siis cover-piltide siis outfit. Ja see outfit on tehtud Hannes Rüütli poolt ja need kõik siis riideesemed on siis tegelikult taaskasutus ja need on siis õmmeldud kokku nagu mingiks uueks outfitiks. Et see oli väga tore projekt, et nagu täiesti midagi uut minu jaoks ka. Et jah, kõik riided on taaskasutusest ja kõiki ma kannan, et jah, ma arvan, nii ongi. Aga mida saad siis sina teha, et meie keskkonda hoida ja anda oma panus ületarbimishulluse peatamisse? Esiteks, käi teise ringi poodides. Teiseks, kanna oma riideid kauem. Kui sa oma rõivaste eest hästi hoolitsed, on väga suur võimalus, et nende eluiga on väga palju pikem. Kolmandaks, leia oma enda isiklik stiil.
ära mine trendidega kaasa ja loo endale garderoob, mida saad veel pärast pikalt kanda. 4. sa võiksid valida monomaterjale ehk siis ühe materjali põhiseid tooteid, mida on hiljem lihtsam taaskasutada. Ja 5. tunne materjale. Tea, millest on sinu riided tehtud ning milline on nende mõju keskkonnale. Nii et sellel mustal reedel suhtu vähe kriitilisemalt sellesse, mida sa ostad ja kui palju sa ostad.